Tere tulemast vaatama videoloengut pealkirjaga Mida on Eesti võitnud ja kaotanud Euroopa Liitu kuulumisest? Eesti maksab oluliselt vähem Euroopa Liidu eelarvesse raha sisse, aga struktuurifondide näol ja Euroopa Liidu erinevate toetuste näol saab oluliselt rohkem sealt raha tagasi. Komisjoni poolt vaadates Eesti on nagu üks kõige selliseid rahakasutajaid, kelle raha kasutamine on kõige rohkem õigustatud ja keda tuuakse näite. Tervishoiupoliitika vastuse võetud piiriülese tervishoiu direktiiv, mis annab võimaluse saada ravi ka teises liikmesriigis. Tuleb õppida see trikk ära riigi isadel ja emadel, et igat asja ei küsita rahva käest. Meie võiksime nüüd õppida sellest, et see potikaan võib, nii nagu ta Ameerika ja Inglismaa näitel, potikaan võib ootamatult pealt ära lüüa, kui seda auru õigest potinurgast välja ei lasta. Kui 28 suveräänset riiki Eesti nende hulgas saavad milleski kokku leppida, siis see ei saa olla Eesti huvide vastane. Kui panna ennast siis nii-öelda Kremli kingadesse või kirsadesse pigem, siis samamoodi sa tajud, et see, et kuskil on nälg, häda, viletsus, halb elu ei huvita tegelikult mitte kedagi. Ega siis ilma asjata Putin ei ärple praegu kogu jõust, et neid sanktsioone saada tühistada. Aga julgust ikkagi ei ole lõpuks öelda, et nii, Vladimir, nädala lõpuks me paneme SWIFTi kinni, sul on 3 päeva aega mõelda. Oluline rahvuskaitse valdkonnas non-refoulement põhimõte, ehk isikut ei saadeta päritoluriiki tagasi, kui teid ähvardab seal tagakiusukartus. Ja see, et Eesti ikkagi lõpuks sellises protsessis osaleb, on minu meelest Eesti riigi jaoks, Eesti ühiskonna jaoks ajalooline saavutus. Positiivne selle lepingu puhul on see, et seni on Türgi kokkuleppest kinni pidanud, et ta on oma piiri valvanud. See on vähendanud märkimisväärselt ka siis selle üle Egeuse mere Kreekasse tulemist. Ja ma ütlen teile ausalt, et kui mul ei olnud veel lapselapsi, siis ma vaatasin rohkem kogu majanduspoliitikat oleviku dimensioonis. Aga kui mul on lapselapsed, siis ma vaatan, et aga nemad on ju elavad ja toimetavad veel 50-60 aasta pärast. Mis tulevikku ma neile tahan? Ja ma tahan kindlasti, et nende tulevik oleks samamoodi rahulik ja turvaline, nagu ta natuke aega on meil olnud. Kreeka ja Itaalia saadik istusid laua otsas ja surusid jõuliselt läbi, et me peame tulemuse saavutama, me peame selle otsuse tegema. See oli minu jaoks, need hetked näitasid Euroopat kõige paremast küljest. Tänan teid ja tänan ka teid vaatamast ja kaasa mõtlemast ning vaadake kindlasti ka meie teisi videoloenguid. Aitäh!